Sveiki, tere tulemast kuulama taskuhäälingut Veel putru ajame Läti juttu. Selle taskuhäälingu eesmärk on tutvustada inimesi, kes on õppinud läti keelt, kes on kuidagi seotud Lätiga ja kellele meeldib Läti. Tänaseks külaliseks on keelepoliitika teadur Kertu Rosenvalde. Sveika! Sveika! Alustame siis selle kõige tähtsama küsimusega, kuidas sa jõudsid läti keele juurde? Kuidas sul tekkis huvi läti keele vastu? Mingis mõttes ma vist juba sündisin läti keele juurde, selles suhtes, et üks minu vanaisa oli siis passi järgi lätlane, ta ei rääkinud läti keelt, aga tema isa, see on kõik nagu enne Eesti riiki ja enne Läti riiki, eks ole, aga tema isa oli pärit Põhja-Lätist, oli lätikeelne lätlane siis ühesõnaga, oli tahtnud minna vist Peterburi õppima ja tee peal oli Rakverre pidama jäänud, oli leidnud sealt omale abikaasa, saanud lapsed ja sinna mu vanaisa sündis. Aga see Läti vanaisa siis ise suri väga kiiresti ära ja mu vanaisa teda ei mäletanud, temalt keelt ei õppinud, nii et sealt nagu see katkestus toimus. Nüüd nagu ma teadsin lapsest peale, et mu vanaisa pidas ennast lätlaseks, siis oma isa järgi, aga muidugi nagu mingisugust sellist nagu Läti infot kuidagimoodi üldse minuni ei jõudnud, et mu vanavanemad ja vanemad kõik ennast peavad eestlaseks, on eestikeelsed ja 2005. aastal, vist kui ma lõpetasin keskkooli, siis minu vanaema suri, mu vanaisa oli juba surnud minu lapsepõlves, siis see Läti vanaisa aga minu vanaema suri, mul oli nende nimi ja siis mul hakkas lihtsalt, kuna mul ei olnud enam vanaisa, ei olnud enam vanaema, ei olnud enam kogu seda Läti tausta, siis ma hakkasin nende vastu huvi tundma, et kes nad olid. Kõike seda, mida ei jõudnud nende käest küsida ja siis ma hakkasin läti keelt õppima täiesti iseseisvalt. Internetist vist leidsin mingisuguse inglise keele baasil läti keele õppematerjali, hakkasin õppima, kuidagi ma juba olin piisavalt teadlik sellest, et keelt ei saa lihtsalt õpiku järgi õppides, ma püüdsin endale mingit nagu keskkonda luua, hakkasin, ma tean, Läti uudiseid või internet oli üldse kuidagi algelisem veel siis, aga Läti uudiseid püüdsin vaadata. Ja vist siis ma õppisin, ja see oli 2005. aasta kevadel, ehk siis nüüd on täpselt siis 19 aastat. Siis 2006. aasta sügisel oli see tore koht, kus Ilse, sina esimest korda hakkasid läti keeles üle pika aja siis läti keelt õpetama Tartu Ülikoolis. Ja siis ma olin sinu esimene üliõpilane. Mäletan, hästi mäletan. Ja sealt ma vist õppisin ühe semestri sinu juures ja siis läksin juba Läti Ülikooli õppima. See läti keel ei ole sugugi nagu selles suhtes erakordne mu jaoks, et mul on see keelehuvi olnud alati ja ma olen püüdnud õppida erinevaid keeli, olen õppinud erinevaid keeli, olen ka nagu vaimustunud erinevatest keeltes erinevatel aegadel, aga ma alati mõtlen, et see, miks ma kuidagi nagu läti keele juurde püsima jäin ja miks see kuidagi nii omaks sai, et mul tekkisid nagu väga kohe sõbrad, kellega meid ühendas see läti keel. Ehk siis kohe tekkis nagu miski, kogukond sinna taha, isegi kui me alguses veel ei suutnud suhelda läti keeles, et ma suhtlesin, et mul tekkisid need välismaalased, kellega ma koos läti keelt õppisin, et me rääkisime omavahel alguses inglise keeles, aga see läti keele huvi ja armastus ja kõik see, mis alguses ette lugesid, et see meid ühendas. Aga vanaisa või selle vanaisa, mis ta perekonnanimi oli? Ühesõnaga siis minu see Läti suguvõsa on Põhja-Lätist, Ceesise kandist, kandsid perekonnanime Kiber või Kibermann. Põhja-Lätis, sealt Ceesise kandis on endiselt need Kiberite talukohad olemas, kus need Kiberid kunagi elasid. Mann on sinna juurde pandud. Lätis on see kuulus, ma eksin kindlasti, Bobi või sõitja või kelgutaja või üks nendest, ma ei tee nendel sportidel vahet, aga üks sellest Martin Kibermannis või Oskar, ma isegi mäleta, aga üks Kibermannis ühesõnaga, üks kuulus lätlane, sportlane, ta on sellest samast suguvõsast. Kas sul suhtlust on nendega? Jah, mitte sellepärast, et kuidagi see oleks nagu minu perekonda pidi jõudnud minuni, aga COVID-i ajal minuga võtsid ühendust Kibermannid Kanadast, üks väga tore mees, kes otsis siis, põhimõtteliselt kõik, kes kannavad seda perekonnanime, siis on, meid on piisavalt vähe ja üle maailma, me oleme kõik omavahel kuidagi suguluses ja me enam-vähem teame ka, kuidas me oleme suguluses. Ehk see Kanada mees oli leidnud minu, tal oli palju kontakte Lätist, siis seal ka Saksamaalt, Ameerikast, et erinevatest kohtadest, kuhu siis on välja rännatud.
ja meil olid mingisugused Zoomi kohtumised ja me rääkisime omavahel, et see muidugi oli nagu tore, et nemad kõik, kes on välja rännanud, on siis teise maailmasõja tõttu välja rännanud, nemad kõik on läti keelt veel, ütleme, mäletavad, et et vanaema rääkis või vanaema mingeid sõnu õpetas, et nad on kuidagi nagu perekonda pidi saanud selle läti keele. Väga vähesed neist, kes olid välja rännanud, rääkisid läti keelt. Meie suhtlus kõik oli inglise keeles. Ja see on nii naljakas, kuidas nagu minul on see perekondlik katkestus on toimunud juba 100 aastat tagasi, 3 põlvkonda tagasi, aga nüüd mina jälle räägin läti keelt. Kas sa arvad, et see on võimalik, et see kuidagi on seotud sellega, et kui sul on olnud need sugulased, lätlased, et sa lähed tagasi oma juurde, on see võimalik? Mind kindlasti huvitas väga see, et kust ma olen pärit ja mind on väga huvitanud see, et kes on need inimesed, kellega ma kokku kuulun. Ma ka oma erialaselt teen täpselt seda, mida minu vanaema ja vanaisa tegid, ehk siis see mõju on nagu igati olnud suur. Ja jah, mind huvitas sealt edasi, et ma tean, et mu vanaisa, ma olen kuulnud siis, et mu vanaisa väga tundis huvi selle mu läti suguvõsa vastu, aga tal ei olnud kunagi mingisugust võimalust seda kuidagi uurida või teada saada, et kes ja kus. Ja selles suhtes jah, ma olen oma ema siis sõidutanud kõikidesse nendesse kohtadesse, kus kibermannid on meie eellased, eelkäijad on siis elanud seal Lätis, olen näidanud neid hauaplatse, mis ma olen leidnud, ma nagu mingi aja ma veetsin siis Põhja-Lätis mööda surnuaedu käia seal ootas leida need kibermannide nimedega hauaplatse ja vahel õnnestus ka. Nii et jah, mul on nagu hästi suur huvi olnud selle isikliku ajaloo, perekonna ajaloo vastu, aga see huvi on nagu alati olnud mitte ainult teada saada, et kust ma pärit olen, aga ka, et nagu see isiklik seos nende paikadega on nagu avanud seda Lätit ja missugune see Läti üldse on ja kuidas inimesed liikusid ja kuidas nad elasid ja mingi nagu suurem, laiem ajalooline huvi. Ja muidugi nagu, kui veel kaugemale minna, siis võib nagu eeldada, et sellel alal elanud inimesed kunagi olid hoopis liivlased, aga nii ammu nagu tagasi ei saa. Ja siis sa tulidki Tartu Ülikooli õppima, mis eriala sa õppisid muidu? Alguses ma õppisin inglise keelt ja kirjandust. Aga sa teadsid seda, et sa tahad kuidagi läti keelega edasi oma elu seostada? Ma käisin keskkoolis või gümnaasiumis Treffneris, kus ma puutusin kokku, või just praegu, kui ma tulin siia sinu juurde, siis ma mõtlesin, ma tulin oma esimesest nagu põhikoolist mööda Reiniku koolist ja siis ma mõtlesin, et mis mälestused mul on selle Reiniku kooliga ja siis ma mõtlesin, et et Treffner on kuidagi nagu nii eredalt meeles, et need inimesed, kellega ma seal kokku puutusin, nii õpetajad kui klassikaaslased, kui nagu üldse selle lennukaaslased, et kuidagi hästi toredad 3 aastat ja need inimesed seostuvad mulle endiselt sellega, et kõigil oli või paljudel oli mingi oma asi, mingi täiesti nagu mingid friigid, et täiesti nagu huvitatud mingist ühest või teisest või kolmandast asjast ja mulle tundus nagu see andis mulle juurde seda, et nagu mul võiks mingi selline asi olla, mida teised ei oska ja ma arvan, nagu see on toetanud seda Läti, see alguses kindlasti mängis rolli, et kuidas sellest Läti asjast nagu asja saada, aga seda, et kas sellest saab nagu kuidagi elu, et kas see saab olema tööga seotud, et ega ma seda vist nagu ei mõelnud, et see on pigem nagu selline juhuste käik. Ja siis sa läksidki Läti ülikooli õppima? Okay. Ja ma olin vahetusüliõpilane Läti ülikoolis, kuidagi nagu olud olid ka sellised, et kedagi väga ei huvitanud see Läti ülikooli minemine ja siis ma sain seal olla vist kokku 3 semestrit, mille jooksul ma sain päris palju läti keelt õppida, siis ma tulin siia Tartusse tagasi, lõpetasin oma bakalaureuse õpingud, siis läksin Helsingi ülikooli õppima, õppisin seal Aimute Palodega veel läti keelt, mis oli samamoodi väga tore kogemus. Soomes elades siis ma kuidagi saingi aru, et kogu see Eesti asi ei läinud kaotsi kuskil nagu väljaspool Baltikumi elades, aga siis see Läti asi hakkas ikkagi kuidagi hääbuma, et mulle kogu see Läti hakkas seostuma mingite väga konkreetsete üksikute inimestega, kellega ma tihedalt suhtlesin, ja siis mul nagu hakkas kahju sellest, ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi tahaks nagu, tundus, et ma peaks natukene veel sellesse panustama, et ma jõuaksin nagu sellisele tasemele, et see Läti ei kaoks ära, isegi kui ma sellega nagu võib-olla nagu igapäevaselt ei suhestu või suhtle, et sellepärast ma pärast Helsingi ülikooli lõpetamas siis tegelikult see täiesti nagu õnnelik juhus, et Eesti
Eestist saadeti esimest korda Läti ülikooli eesti keele lektor, ma kandideerisin. Alguses mulle öeldi, et meil on sinna Lätti soovijaid küll, et kas ei tahaks Saksamaale minna või kuskile mujale, et me hea meelega saadaks kuskile, aga mitte Lätti. Ma kuidagi olin väga enesekindel sellel hetkel, et ma mujale ei taha minna, mul oli ka hästi kindel, et ma tahan ainult Lätti minna ja siis nad ütlesid, et okei. Ja siis ma õpetasin 6 aastat Läti ülikoolis Läti üliõpilastele eesti keelt, väga vahvad 6 aastat, õppisin ise nendelt mingeid nüansse läti keele kohta ja kuidagi see sai ikka nagu väga omaks. Sa õpetasid läti keele baasil, on ju, et sa seletasid kõik läti keeles? Jah, niivõrd-kuivõrd selles suhtes nad olid mingil hetkel juba ikkagi nii head eesti keeles, et see õpe oli eesti keelne, ma arvan. Aga ma suhtlesin nendega ka läti keeles, jah. Ja mis oli siis nende tudengite motivatsioon eesti keelt õppida? Kui ma niimoodi eks see on inimeseti erinev, aga kui ma midagi kuidagi kokku võtma pean, siis seesama see friigindas, et teha midagi, mida teised ei tee, et kuidagi inglise keelt kõik oskavad, aga ma tahan teha midagi, midagi teistsugust elus. Et mulle tundub, et päris mitu tulid sellise motivatsiooniga. Kuigi seal oli erinevalt, et oli neid, kes kuidagi kohe teadsid, et Eesti on nende armastus, eesti keel on nende armastus, nad tahavad seal Eestis elada, Eestis õppida, seal oli erinevalt. Ja siis, kui sa hakkasid õpetama, kas sul olid neid õppematerjale, mida sa kasutasid, on ju Eestist? Või? Jah, kõike, mida oli kätte saada ja ise mõtlesin ka, tegin ise neid materjale. No teadaolevalt esimene ja ainus eesti keele õpik lätlastele on ilmunud 1937. Kas sul ei olnud ideed, et võiks ka siis lätlastele eesti keele õpikut kirjutada? Kui selline võimalus kuidagi oleks olnud, ma võib-olla oleks olnud sellest huvitatud, aga vist see ei olnud nii aktuaalne küsimus, et nüüd ma ise läheks otsima seda võimalust. Aga lihtsalt nende õppematerjalide, mida on, nendega saab hakkama? Ja ise kohandades ja... Mis on need kohandamised? Mis on see, et kuidas lätlasele peab eesti keelt õpetama? Ma vist niimoodi päriselt ei mõelnudki sellest asjast. Selles suhtes need üliõpilased, keda ma õpetasin, nad olid üldse sellised erilised selles suhtes, et nad olid juba õppinud alla soome keelt. Neil oli sissevaade selles suhtes Läänemere soome keeltesse. See kõik sõltus sellest ka, et kuidas see nende õppekava oli üldse kokku pandud, et mida oli ette antud, et ma pean neile õpetama, et meil olid seal eraldi lahku aetud grammatikakursused ja vestluskursused ja kultuurikursused, et olenevalt sellest, et ma ei arva, et ma oleks niimoodi mõelnud, nagu sa püüad küsida, et kas lätlastel on midagi spetsiifilist vaja. Pigem ma vaatasin, et kes need inimesed on ja mida neil on vaja ja kuidas neid toetada selles, et nad saaksid hakata eesti keelt kasutama. Ma püüdsin neid õpetada selles vaimus, et üks asi, et nad käivad ja õpivad seal, ma ei tea, saavad 4 korda nädalas minuga kokku ja õpivad minult seda eesti keelt ja teevad neid harjutusi, mis ma neile ette annan, aga ma püüdsin neid hästi suunata selles suunas, et nad ise looks endale selle mingisuguse kas või virtuaalse eesti keele keskkonna, kus nad seda keelt saavad päriselt, leiaks Eesti sõpru, vaata, me ise tegime kõiki neid Balti tudengi konverentse ja kohtumisi ja laagreid ja mis iganes meil olid, eks, et viia neid omavahel kokku, et mingis mõttes see, et sa tahad olla, et sind huvitab see, et ma tulen nüüd seda eesti keelt õppima, sest see on väike asi ja keegi ei tee seda, et see on tore alguse motivatsioon, aga see mingil hetkel võib kiiresti ära vajuda, kui keegi ei mõista, miks sa seda teed ja inimesed käivad seal takka ja küsivad, aga kuidas sa sellega tööd leiad või mida sa siis tegema hakkad, et see kellelgi ei ole vaja seda. Ja siis mulle tundub, et see motivatsioon võib suht ära kaduda ja see mulle tundus, et eesti keele lektorina ma püüdsin neile näidata, et vaadake, et teie olete siin, kes tunnete eesti keele vastu huvi, samamoodi Eestis on neid, kes tunnevad läti keele vastu huvi, Leedus on neid, kes tunnevad eesti-läti keele vastu huvi ja kui neid tudengeid omavahel kokku viia ja näidata, kui palju neid on, et neil on võimalus omavahel sõbraks saada, omavahel suhelda, et mulle tundub, et see on võib-olla see kõige olulisem äkki panus, mis mult tuli. Sa oled samuti teinud Läti-Eesti võrdlevaid uuringuid, oled ühe artikli, sa kindlasti oled kirjutanud, see oli... Hobi korras. See oli siis Eesti translatiivi vastates läti keeles. Näiteks, miks just see kääne? Kas see kuidagi oli õpetamisega ka seotud, oli see nii raske, et
sa saatsid mulle need küsimused, vaata, ja seal oli see küsimus, et mis kääne, et kas translatiiv on kõige raskem kääne, mida õppida lätlastele. Ja siis ma mõtlesin selle peale, esimene asi, mis mul pähe tuli, et minu abikaasa Jaanis räägib nii hästi eesti keelt, ta on õppinud seda ainult eesti keelt kasutades, ta ei ole kunagi nagu ühtegi grammatikatundi saanud, tal pole õrna aimugi, mis asjad on käänded ma ei tea, kas ta teab, mitu käänet eesti keeles on ja see nagu ei tähenda, et ta ei saaks seda keelt kasutada, ühesõnaga kogu see, jah, ma ei oska päriselt öelda, et kas nagu mingi kääne on raskem, kas translatiiv on raskem kui mõni teine. Seal on nii väga oleneb, et kuidas seda keelt õpid. Et kui sa seda õpid kuidagi nagu keskkonnas ja kasutuspõhiselt, siis sa õpid lihtsalt need olukorrad ära, kus seda on vaja ja sa ei mõtlegi, et mis see kääne seal all on. Ja ma vist ei oska paremat vastust anda. No ma mõtlesin näiteks, kui ma läti keelt õpetan eestlastele, siis ma, juba 18 aastat, siis ma olen ka märganud, et mingid teemad on väga, väga sellised tüüpilised, sellised tüüpvead tekivad just see kuidagi, mis lähtub just eesti keelest. Ja siis ma natukene uurin, et mis see eesti keeles, läti keeles, mis need vastad võivad olla või kuidas on tõlgitud. Ja siis ma avastan iseenda jaoks, et siis on lihtsam õpetada, sellepärast, et siis on lihtsam selgitada, et eesti keeles on niimoodi ja läti keeles on niimoodi. Et kui nagu panna paika. No näiteks läti keeles on see prepositsioon par, mis mulle tundub väga mitmekesine, et sellel on eesti keeles ikka mitu erinevat vastet. Ja ma tean neid tüüpvasteid, aga ma ei tea, mis kõike võimalikku vasteid saab olla. Sellepärast ma mõtlesin, et ma teeks selle kohta uurimuse. Veel ei ole jõudnud. Nagu selles vaimus mul on see üks näide, mida ma küll oma üliõpilastelt ise õppisin, sest varem mina vist ütlesin ka läti keeles seda, et es puustur arpietsa minuteen või nagu 5 minutiga, täpselt nagu eesti keelest, eks ole. Et siis nagu seda ma sain õpetades teada, et nii ei ole. Aga jah, ma vist nagu enam seda asja ei tee, aga täna, kui ma siia tulin, siis kui sind huvitab, siis Jaanis ütles mulle, et mis laused ma pean sulle ette lugema, et kus ma alati eksin. Et siis ma alati ütlen, et es ei jutsiemos kaadam. See jutsiemos ei ilsei. Ma lähen Ilsele külla. Mitte siis pie Ilses. Või, et ma alati ütlen, et mul on kahju sinust. Man žal no tevis. Läti keeles siis oleks man žal tevis. Ja siis veel, et es usnjem su pildi no tevis. Ma teen sinust pilti. Et seda Jaanis ütles ka, et ma alati ütlen niimoodi, et ta alati püüab mulle öelda, et ei. Aga see on nagu, need fraasid või need on nagu vist saanud nii minu keele omaks, minu lapsed räägivad vist ka niimoodi, et jah, nagu võimatu ümber õppida, ma pidin kirja panema, et mis on see, mis mina ütlen ja mis on see nagu nii-öelda õige variant, sest nad vahet ei tee. aga kuidas on, kas inimesed parandavad ka või nad mõtlevad, et et ma sain nagu nii aru sinust, et mis ma ikka parandan? Ei, põhimõtteliselt ei paranda küll. Aga ma olen vist ise sellest, jah, et need, kellega ma nagu tihedasti suhtlen, eks nad suhtlevad ju minuga ka nii tihedasti ja nad on nii harjunud sellega, kuidas mina läti keelt räägin, et ma arvan, et see ei hakka isegi kõrva. Et ma mäletan, et kunagi ma oma sõbrannalt küsisin, et et ütle mulle, et mis ma ütlen kuidagi valesti või et mida võiks teisiti öelda, et ma ei kuule midagi. Ja tegelikult ma saan nagu ise vastupidi ka aru, et kui sa oled nagu kellegi eesti keelega harjunud, ükskõik nagu kuidas see kõlab, et sa harjud sellega nii ära, et sa enam ei registreeri seda, et et kas nüüd on õige või vale, et see normatiivsus on nagu mingi teise taseme probleem. Või siis võimalik, et see emakeele kõneleja hakkab ka täpselt samamoodi rääkima. Jah. No just sinuga, sest ta teab seda, et sina saad sellest aru, aga siis, kui ta ütleb kellelegi teisele, siis too mõtleb, et mis sa tahtsid sellega öelda, aga see sõltub just inimestest, kuivõrd palju nad hoiavad kinni sellest, et kas tuleb kindlasti niimoodi rääkida, nii nagu on see, nagu sa ütlesid, normatiivsus, et selline reegel nii peab ütlema, või natukene võib varieeruda. Põhimõtteliselt minu vist kogemusi on küll alati. Kõik on lihtsalt nii rõõmsad, et sa räägid läti keelt endiselt. Ma mingeid etteheiteid vist ei ole kunagi kogenud. Mis uurimusse sa praegu teed? Mis keelepoliitika endast kujutab? No jah, et ma olen keelepoliitika teadur ja ma vaatan keelepoliitikat põhimõtteliselt siis kui valikut, et mitte nagu ilmtingimata riigi tasandil, kuigi ka võib,
mitte tingimata näiteks mingi institutsiooni nagu ülikooli tasemel, kuigi seda ka, aga lihtsalt ka inimeste vahel valikut, et mis keelelisi vahendeid me valime mingis ühes või teises või kolmandas olukorras kasutada. Et keelepoliitika põhimõtteliselt kui miski, mis on nagu lahutamatu osa keelest ja keelekasutusest. Ja sa uurid laiemalt erinevaid keeli, erinevaid riike või? Ei, et praegu enamasti minu uuringud on olnud üht või teistpidi ülikooliga seotud, Tartu Ülikooliga ja keelekasutusega ülikoolis. Mis on sinu praegune uurimus? Praegu viimane asi, mis ma tegin intervjuusid Eesti ingliskeelsete noortega, ehk siis tavalised Eesti noored, eesti kodukeelega, üks kodukeel, siis vähemalt eesti keel, eestikeelses koolis enamasti käinud, aga kes nagu tunnevad ennast väga mugavalt ja hästi inglise keeles ja tegin nendega intervjuusid sellest, kuidas nad on keeli omandanud, mis keeli üldse nad milleks peavad, kuidas nad mingeid nagu kategooriaid loovad, et eesti keel on emakeel, mis see inglise keel on, et kui see on nii oma, nii mõnigi ütles, et ma olen inglise keelt juba nagu terve oma elu omandanud, et ma ei mäletagi, millal see pihta hakkas, eks, et kogu see meediastumine ja see võimalusi on nii palju. Otsisin selliseid tudengeid ja see on see kõige viimane asi, mis ma tegin. Enne seda me tegime kolleegidega näiteks samamoodi intervjuusid Eesti või Tartu Ülikooli vene dominantkeelega tudengitega selle kohta, kuidas nende kohanemine või selline üleminek keskkoolist ülikooli on toimunud, kuidas see keeleline kohanemine on välja näinud. Ka mingil määral nagu nende kogemuse esile tõstmiseks või sellele tähelepanu pööramiseks, et see on üks asi, milles keelepoliitika on väga hea, et sul on võimalik nagu mingisuguseid rühmi, mis on kuidagi võib-olla nagu stigmatiseeritud või millel ei ole nii palju tähelepanu pööratud, et neid nagu lihtsalt fookusesse tuua. Ja kas sellel teemal oled ka midagi uurinud seoses Läti-Eesti või Lätiga? Praegu ei, minevikus jaa. Praegu see Läti on jäänud kuidagi nagu hästi taustale, aga ma loodan, et äkki kunagi tulevikus üht või teistpidi ma ikka nagu suudan oma uurimisteemad jälle tüürida selles suunas, et mõelda mitte ainult Eesti oludele, aga üldse Baltikumi oludele. Siis, kui sa Lätis elasid, sa töötasid ka läti keele agentuuris. Et mis sa seal tegid? Seal ma tegingi põhimõtteliselt suuri sotsiolingvistilisi uuringuid läti keele olukorra kohta. Lätis tehakse sellist nagu vinget asja, mis maksab väga palju raha, aga Lätis selleks raha on. Et iga mingi perioodi tagant tehakse suur sotsiolingvistiline uuring, justkui representatiivne Läti kohta, et mõõta erinevaid asju, aga keeleoskus, keelekasutust ja nii edasi. Et see oli huvitav kogemus, igati huvitav kogemus. Ka nagu asja Läti keele agentuur on Läti haridusministeeriumi allasutus, seega sa nagu teadlasena sa ei ole vaba mõtlema, aga sa oled kuidagi riigi ideoloogiate poolt piiratud, et see omaette oli nagu huvitav. Praegu Tartu Ülikooli teadlasena ma tunnen ennast täiesti nagu teises positsioonis, et ma võin igasugu mõtteid mõelda ja küsimusi küsida. Aga seal see ei olnud nii. Et seal nagu mingid asjad pidid olema nagu baas, et nii on ja nüüd vaatame siit edasi. Mitu aastat sa kokku siis elasid Lätis? 10. Ja sa käisid päris tihti ka Eestis, eks? Et siis, kas sa tundsid, et see Läti muutub omaks, et sa muutud lätlaseks ja siis Eesti on juba kaugeneb kuidagi või ikkagi see Eestis käimine aitas ka hoida sidet Eestiga piisavalt palju? Ja ma arvan, et see side Eestiga oli küll nagu igati selles suhtes ka, et kui ma Lätis töötasin, siis tegelikult ma töötasin Eesti jaoks. Ehk mu tööandja oli Tallinnas ja mu kolleegid olid üle maailma, kõik need eesti keele lektorid välisülikoolides. Et ma ei mäleta, ma ei usu, et ma oleks tundnud, ma enam ei mäleta muidugi, ma olen 5 aastat nüüd Tartus elanud, aga ma ei mäleta, et ma oleks tundnud, et see Eesti, et side Eestiga kuidagi kaob. Et see suhtlus vanematega, sõpradega, et see ju püsis läbi nende aastate, pluss piisavalt palju Eesti sõpru mul oli ka Riias. Et teised toredad eestlased, keda huvitas Läti ja läti keel. Küsimus, kas ma hakkasin ennast kuidagi lätlasena tundma, et nagu lätlased ei luba seda. Et ma arvan, et eriti töökeskkonnas, et mul ikka nagu üht või teistpidi, kuigi ma olin väga
töökeskkond oli väga tore, nii ülikoolis kui seal läti keele agentuuris, siis ma arvan, nagu üht või teist pidi ikka info jõudis minuni, et et ma ei mõista asju õigesti või et ma küsin mingeid valesid küsimusi või et nagu siin nii ei tehta. Sisuliselt, mitte grammatiliselt. Jaa, ei, nagu sisuliselt jah, et ainult niisugust asja saad ainult sina nagu ma öelda või mõelda. Ma arvan, et ma nagu hakkasin mingil hetkel, ma tundsin seda vahet, et jah, et ma suhtlen, eks ole, vabalt läti keeles, kõik mu lähim suhtlusringkond, kõik on lätlased, ja siis ma hakkasin tundma seda, et et ma ei ole läti koolis käinud, et vaata, mul on nagu mingi baaskultuuriline teadmine, isegi kui ma tean, kes on spriiditis või, aga ma olen seda nagu täiskasvanuna siis tagantjärgi kuidagi nagu teadma õppinud, eks ole, et nagu mingisugune kontekst on puudu, et ja sa suhtled nende inimestega, nad võtavad sind ka, ma arvan, nagu tegelikult nagu niimoodi igapäevases suhtluses ja inimesed ei mõtle sellele, et et sa oled eestlane või sa oled see või see või see, nad lihtsalt suhtlevad sinuga ja siis mõjub üllatavalt, et kuidas seda ei tea. No see on umbes nagu, et kui eestlane kuulab seda kodulaulu ja siis lätlane kuulab Pienatselš, et siis ongi, et Pienatselš kuulates mul tuleb pisar silma, aga kodulaulu kuulates ei tule. Ja, et see on see täiskasvanuna õpid tundma kultuuri. Aga põhimõtteliselt ma kuidagi ikkagi elasin Lätis alati selle teadmisega, et ma tulen Eestisse tagasi, et selles suhtes mingil hetkel mul isegi hakkas tunduma, et nagu kui ma nüüd veel, ma olin 10 aastat kokku, mitte järjest mingisuguse väikse pausiga, aga et kui ma nüüd veel jään, et siis ma ei saagi tagasi, et ma pean ikka tagasi tulema. Aga see sõitmine tagasi Lätist Eestisse, see tee ei tundu pikk, tundub? Ei, see on nii, ma olen nagu erinevalt elanud, et praegu ma elan umbes niimoodi, et ma käin iga paari kuu tagant Riias, samas minu abikaasa käib enam iga nädal, aga ma olen ka elanud niimoodi, et nädal siin, nädal seal, ma olen elanud nii, et tööpäevad kõik Riias, nädalavahetused kõik Eestis, ei, see tee on harjumus. Minu väiksed lapsed on nii harjunud seda vahet sõitma, et see ei tundu neile pikk. Kuidas su lapsed tunnetavad seda Eesti-Läti keelt ja identiteeti ja... Nad on lapsed, nad räägivad seda, mida neil on vaja rääkida. Et mu jaoks on olnud oluline, et neil oleks keskkonda, keelekeskkonda mõlemas. Kuna see nagu pereelu on ka selline, et seda on võimalik neile pakkuda, siis me püüame hoolitada selle eest, et nad enam-vähem iga kuu, ma arvan, aasta peale ikka tuleb, et iga kuu mingi aja on Lätis, nad on oma Läti vanavanematega onuga. Praegu nad on, jah, neil on, ma arvan, nagu enam-vähem võrdne ikkagi see eesti ja läti keele sisend ja praegu nad on 1-7 ja teine kohe 5 ja praegu see on nagu ikkagi suht tasakaalus see kakskeelsus neil. See on nende jaoks täiesti loomulik rääkida kahte keelt. Täiesti loomulik, ma räägin siia selle naljaka loo sügisest, kui ma käisin ühel Liivi üritusel tõlkimas. Üritust viidi läbi läti keeles, aga seal publikus oli ka eestlasi, ühesõnaga ma pidin neile tõlkima ja ma võtsin oma lapsed sinna kaasa, et lapsed näeksid, et mis mu töö välja näeb, sest tavaliselt loengusse ei saa neid kaasa võtta ja teadustöö seda lihtsalt teed kuidagi arvutis või et ma ei saa neile näidata, et mida ma tööl teen, et see tundus nagu äge olukord, et ma saan näidata, mis see töö on. Ja siis mun väike 4-aastane tütar, ta ei saanud üldse aru, et miks on sellist tõlki sinna vaja, et ma püüdsin seletada, et näed, et siin on osad inimesed, kes oskavad läti keelt ja osad, kes oskavad eesti keelt, aga nad ei oska nagu mõlemat keelt. Ja siis ta hästi südamest selle peale ütles, et ja jõpi ka või? Et need on nii harjunud, nagu muidugi minu suhtlusringkonnas on nii palju neid, kes räägivad mõlemat keelt, et nad on nii harjunud sellega, et inimesed oskavad läti ja eesti keelt ja nende jaoks ei ole mingi väike ja tähtsusetu asi, et see on nende maailm. Aga kodune keel on teil? Mina räägin Jaanisega läti keelt, ma räägin lastega eesti keelt, enamasti vahel läti keelt. Jaanis räägib enamasti nendega läti keelt, vahel eesti keelt. Lapsed alati teatavad, et ei tohi. Neil ei meeldi millegipärast, kui issi räägib eesti keelt nendega. Ja omavahel nad lapsed räägivad enamasti eesti keelt ja siis ja neil on väga lähedased suhted mõlemate vanavanematega, et neil on nagu need vanavanemad siis, kes ei räägi mõlemat keelt, et
ja see on selleks nagu selliseks motivaatoriks, et miks peab mõlemat keelt rääkima, aga mingit probleemi ei ole neil olnud, et nad on nii pidevalt olnud mõlemas keelekeskkonnas, et mingit sellist, et ei tahaks rääkida või kuniks see väiksem laps oli nagu päris väike ja alles hakkas rääkima, siis seniks oli, et vanem vend, kes oli siis enam 3, pidi mingit tõlgi rolli vahepeal võtma enda kanda, et õde väljendas ennast nii, nagu väljendas ja siis see vend pidi vanaemale tõlkima, et mida vaja on. Aga nüüd isegi Riia vanaema meil ütleb vahepeal, et kui lapsed eesti keelt räägivad, et noh, et enam-vähem nagu tajub ära, et mis nagu mingid märksõnad juba on aastatega külge jäänud. Et kas nad puutuvad kokku veel mingite teiste keeltega ka või praegu ongi ainult 2 keelt? Neil on praegu 2 keelt, mingil hetkel Henri, ma arvan, et see oli COVID-i ajal, et kust ma pidin palju kodus töötama ja siis ikka nagu tuli ette Zoomis inglise keeles rääkida, siis Henri hakkas mu käest ka küsima, 7-aastane, siis ta oli muidugi väiksem, et kuidas on liivakast inglise keeles või noh, lihtsalt nagu asju, mis ta ümber on ja siis ma kui ütlesin talle, siis mingi hetk ma hakkasin mõtlema, et et nagu okei, et võib-olla selle inglise keele ta õpib nagu varem või hiljem niikuinii. Et ma ostsin talle mingeid saksakeelseid raamatuid, et neil on sellised nagu puldiga raamatud, et interaktiivsed, et vajutad puldiga kuskile peale ja siis räägib midagi saksa keeles, et enamasti laulavad saksakeelseid laule ja nad laulavad kaasa neid saksakeelseid laule, et noh, muidugi ei saa öelda, et nad midagi nagu oskaks või räägiks või nii, aga neid laule nad laulavad kaasa, et selles suhtes mulle on meeldinud, et neil on see sisend, et nad teavad, et on rohkem keeli kui eesti, läti ja inglise. Sest nad teavad, et see on saksa keel. Ja. Aga kui seal päris alguses, kas oli niimoodi, et nad ajasid segamini läti eesti keelt? Need lapsed ei, nad on suht nagu harukordsed, ma arvan selles, võib-olla nagu ongi, et see suhteline nagu võrdsus keelekeskkondades on seda aidanud vältida. Vist on ka niimoodi, et Henri, mu vanem poeg, on nii normialdis kui inimene. Tal ei ole praktiliselt üldse mitte mingisugust segamist mitte kunagi olnud. 2-aastaselt ta hakkas juba küsima seda, et kui ta sai mingisuguse sõna, ma mäletan, et tal oli läti keeles raamat, oli kaapurtjeedes. Ja siis ta ei saa sellest mulle rääkida ja ta tegi kuidagi vahet, et tal on mingit muud sõna vaja, et sellest mulle rääkida. Ta ei kasutanud seda kaapurtjeedes. Ja siis et oli vaja selgitada välja, et mis see kaapurtjeedes siis eesti keeles on, roomikud. Ja ma arvan, nagu õde on sellest väga palju malli võtnud, et ei tee, jah, seda segamist on suht vähe olnud. Henril on praegu üks sõna, mida ta regulaarselt eesti keeles kasutab, mis on läti mõjutustega ja mis on nii armas. Ta ütleb mitte napilt, aga knapilt. Mis on see sama? Knappi. Ma isegi nagu ütlesin endale ükskord, et vaata kui vahva. Aga jah, see on nagu nii omaks saanud, ta kasutab seda sõna nii palju, et jah, see on armas. Ta räägib nagu vahepeal, et meil on näiteks nagu Riias on neil rula ja Eestis ei ole, nii et nagu selle 4-aastasel läheb meelest ära, et see rula on rula, sest eesti keeles ta kunagi sellest ei räägi, aga seal Lätis see nagu füüsiliselt olemas, ta sõidab sellega, ta teab, et see on Skrituldales, siis ta eesti keelde paneb küll, ta räägib vahepeal, et vaata, et ma Riias sõitsin Skrituldaliga. Kuigi Gretel on, mis ta hiljati ütles, tal oli väike köha ja kui on köha, siis me sunnime neid auru tegema ja siis see köha läks väga kiiresti ära ja siis ta ütles läti keeles arvienu aurešanu pietika. Ühe korraga piisas, ühe auru tegemisega piisas, aga ta sellest auru tegemisest tegi läti keeles verbi. Või noh, nimisõna. Kuidas see eesti keeles oleks siis? Noh, ühe auru tegemisega, ma olen nagu ühe korraga. Aga see aurešanu oleks siis? Ei, noh, ei olegi auru tegema. Aga ma arvan, et me ütleme ise, me ütleme läti keeles ja ma tean, et ei ole seda sõna, aga me ütleme, et vaikot, et vajakt vaikot. Ja ma arvan, nagu sellest võib-olla sai veel. Aga nad käivad ju lastehoius ja siis seal on ju ikkagi eestikeelne keskkond. Ja need lastehoiusõbrad on eestikeelsed, mõned on ka kakskeelsed. Et nad sealt teavad ka, et lapsed võivad olla nagu väga mitmekeelsed. Ja vaatate Läti multikaid? Või vaata üldse peaaegu mitte mingisuguseid multikaid. Et raamatuid ainult? Raamatuid väga palju. Jah, neil on väga suur nagu keeleline sisend raamatutest nii eesti kui läti keeles. Mis on läti keele roll sinu igapäevases elus? See on kuidagi minu keel, ma ei mõtlegi sellest, samamoodi nagu me ju tihti ei mõtle üldse
lihtsalt räägime ja ma samamoodi, et ma ei mõtlegi selle peale, et kas ma nüüd räägin eesti keelt või läti keelt, et see on kuidagi minu, kõik need terminid, emakeel, võõrkeel, see on nagu hea näide sellest, kuidas need ei sobitu ja ma olen läti keelt täiskasvanuna õppinud, aga mina räägin seda igapäevaselt, minu lapsed räägivad seda, see on kuidagi nagu see mu kodukeel, et see on ikkagi oma. Ja kas siis on veel midagi läti keelest, mis lisaks nendele lausetele, mis sa ütlesid, et midagi, mis sa tead, et ei suuda ära õppida seda, et see on niivõrd läti asi, et sa pead lihtsalt lätlane olema, et aru saada, et see läti keeles öeldakse nii või räägitakse nii. Ma ei mõtle sellele jällegi, et keegi ei tee mingeid märkusi ka. Eks ma nagu ikka vahepeal ütlen midagi mitte nii või kuidagi omamoodi ja ma arvan nagu põhiline koht, kus ma üldse tunnen mingisugust raskust või kus ma üldse tunnen mingit raskust on, kui äkki peab kuskil väga ametlikus kohas rääkima. Et ma tean, et mu sisend on nii selline igapäevane ja kõnekeelne ja ma ei ole käinud lätikeelses koolis, ma ei ole nagu seda mingisugune nagu register on puudu, et kui ma ametlikus olukorras olen, siis ma äkki nagu olen hästi teadlik, et kas ma nüüd räägin piisavalt korrektselt, et ma tean, et neile inimestele võib see olla väga oluline, tahaks neile väga vastu tulla. Et see on nagu see raskus võib-olla, mis ma tajun, et mu keel on nagu liiga ühetaoline, aga mingit nagu konkreetset sellist grammatilist asja, et prefiksid või seda ma vist ei... Sa arvad, et inimene, kellel on keele vastu huvi, suudab ikka keelt ära õppida, kui on piisavalt palju motivatsiooni ja tahtmist, tahet? No üks asi on motivatsioon, aga teine asi on see sisend, et sul peab olema palju seda sisendit, et jah, iga inimene on võimeline igat asja ära õppima keele mõttes ilmselt, et ja see ei ole ainult motivatsiooni, ainult tahtest kindlasti ei piisa, et sul peab olema seda keelekeskkonda ja sisendit ja variatiivset sisendit, et sa saaksid aru, kuidas inimesed tegelikult räägivad ja kasutavad ja mis eri olukordades ja... Sest tänapäeval on kindlasti palju rohkem neid võimalusi, et on YouTube ja terve internet täis igasuguseid materjale, nii kuulamismaterjale kui ka kirjutamine ja lugemine. Jah, et kui ma juba siis, kui ma hakkasin läti keelt õppima, siis nagu peaaegu 20 aastat tagasi, nii imelik seda mõelda, et ma juba siis, ma ise tegin endale seda, et püüdsin seda kunstlikult luua endale siia Tartusse, siis seda lätikeelset keskkonda läbi arvuti, siis see oli suht raske, ma oma üliõpilastele, kui ma õpetasin Lätis, ma soovitasin seda ja ma arvan, et see oleks ikkagi nagu põhiline soovitus kõigile, kes tahavad ükskõik mis keelt õppida, et püüda endale luua see keskkond, kuulata, mis iganes huvitab, kuulata, vaadata, mis iganes huvitab, et kui on huvi selle teema vastu, ma ei tea, ma oma üliõpilastele püüdsin seal mingeid Eesti seriaale maha müüa või midagi sellist, et nad unustaks ära, et see üldse toimub mingis võõrkeeles, aga et kui see sisu on piisavalt huvitav, siis see keel tuleb. Ja tahaks veel ka viimast küsimust, mis on ka eelmine kord sai küsitud, et mis sa arvad läti keele B-võõrkeelena õpetamisest Eestis? See oleks väga vahva ju. See oleks väga vahva ja mitte ainult nagu B-võõrkeelena, aga üleüldse ma olen lihtsalt näiteks oma laste puhul ka mõelnud, et nad käivad hästi toredas lasteaias ja jah, me teame, kes lasteaia kaaslastest räägivad mis keeli, samas nad nagu lasteaias ikka ju kõike teevad eesti keeles. Et ma olen nagu natukene mõelnud seda, ükskord isegi õpetajatega rääkinud, et võiks seda nagu nende koduseid keeli natukene sinna rühma kaasa tuua, et mingit moodi, et näiteks, et vanemad tulevad ja mõtlevad midagi, et kuidas seda teist keelt siis näiteks nagu meie puhul läti keelt, kuidas seda nendele teistele lastele näidata, et see ei ole ainult miski, mida need lapsed kasutavad kodus, aga et me võime siin midagi teha sellega, et kuidagi nagu seda keelt kui väärtust üldse ja samamoodi võiks koolis olla, et täna ju see inimeste keelelised taustad on nii mitmekesised ja kuidagi seda kaasata ja väärtustada ja märgata ja sellele kuidagi mingisugune roll üldse koolis anda, et see oleks ju väga ilus, kui nii oleks. Aga siis, kui sa hakkasid läti keelt õppima, kuidas ümberringi olevad inimesed reageerisid sellele? Ma ei mäleta. Või mulle midagi nagu niimoodi ei tule üldse, et oleks midagi erakordselt olnud, et keegi oleks mind maha teinud selle pärast või väga kiitnud selle pärast. Ma ei mäleta. Tulen veel selle alguse juurde tagasi, ma mõtlen, et mind läti keele juures on ikka hoidnud need inimesed, kellega mind see läti keel on sidunud, eks ole, ja mitte ainult lätlased, aga ka need välismaalased, kes õpivad läti keelt või räägivad seda siis teise keelena. Ja minu juures, nagu ma olen ikka ja jälle mõelnud,
nagu nii vahvad inimesed vaata jõuavad selle väikse asja juurde, et nad on kuidagi, et kui minul on selle vastu huvi, siis läbi selle keele õppimise ma tutvun teiste vahvate inimestega, kes on nagu mina, kes tahavad ka nagu kuidagi friigid olla või midagi teistmoodi teha, et nagu tekib see kogukond seal, et kes ei küsi su käest, et miks sa seda teed. Aga aitäh sulle! Tahad veel midagi öelda äkki? Aitäh sulle, et sa jaksad õpetada juba, mis siis pea 18 aastat, jah. Aga väga tänuväärne. Ma mõtlen rohkem, et eestlastele peab seda läti keelt ka kuidagi populariseerima või see lihtsalt peab lootma selle peale, et see inimene ikkagi jõuab läti keele juurde kuidagi. Ma arvan, et sina teed väga-väga tänuväärset tööd läbi selle populariseerimise ja ma arvan, et see on väga-väga oluline üldse, sest neid huvilisi ma arvan, et on ikka nagu siin ja seal, aga et on võimalus sellega tegeleda, on teisi, kes sellega tegelevad, et see peab nendeni jõudma. Sest üksi on inimesel ikka raske. Mõni suudab üksi, aga inimene ikka nagu kuidagi kogukondlik loom ja just see, et nagu need, kes tunnevad huvi, saavad teada, et siin on Ilse, kes õpetab ja et siin on teised, kes õpivad ja ma arvan, see on väga oluline. Ja kogu see populariseerimine ja näitamine, et Läti on ja me siin sellega tegeleme ja korraldame neid Läti kultuuripäevi ja mida iganes te teete, eks, et see kõik on väga-väga oluline. Ja siin ka reklaam, et 26. aprill, täpselt esimesel Tartu tudeng kevadpäevade päeval on läti keeleõhtu, mis toimub Jakobi 2 majas, kuhu on kutsutud kõik inimesed, keda huvitab läti keel ja keda võiks huvitada läti keeles. Meil tuleb külla Kontra, kes räägib, kuidas läti keel on tema elus ilmunud. Küll tuleb ka intervjuu ka temaga siia sama. Et siis tere tulemast siis õppima tundma läti keelt ja lätlasi. Aga aitäh sulle! Ja Läti on väga vahva, et tasub õppida ja tasub minna Riiast, Siguldast ja Juurmalast kaugemale ja vaadata, mis seal veel on. Aitäh! Paldies! Paldies!